tere YouTube, siin on teiega jälle Hani ja ma istusin täna siia maha, et rääkida väga tähtsast teemast. See on selline teema, millest mitte keegi pole kunagi varem rääkinud ja mina siis seletan selle lihtsalt lahti. Nii, tänaseks teemadeks on meil koroonaviirus, vaktsiin, valitsus, autism ja valitsuse rahapesu. Ja nüüd räägime nendest. Nagu te ilmselt kõik teate, et koroonaviirus on pärit Hiinast, mis nagunii need kõik asjad. Aga tegelikult see ei ole, sest see on valitsuse poolt välja mõeldud ja ma räägin teile miks. Nagu te ilmselt teate, keda koroonaviirus tapab, õige vanu inimesi, näiteks pensionäre, väga haigeid inimesi, näiteks suhkrut, diabeet, igasuguseid haigusi. Sest nad on nõrgad ja nad ei suuda selle vastu hakata. Valitsusel oli selline plaan tappa kõik nõrgad inimesed, pensionärid, haiged ja . Miks? Sest nad ei too riigile kasu. Nad varastavad riigi raha. Näiteks tavaline inimene teeb tööd, see ehitaja parandab teid, eks. Kõik on normaalne, aga vanad inimesed, nad ei tee mitte muhvigi, võtavad riigilt raha ja niimoodi jääb riik vaeseks. Kokkuvõtteks, see on riigirööv. Sellepärast kõik maailma riikide valitsused tellisid Hiinas koroona. Sellepärast kõik teavad, et Hiinas tehakse kõike. Sellepärast, et saada vanadest, nõrkadest inimestest lahti, sest nad ei too riikidele kasumit. Nad lihtsalt tehtakse muusideks. No nii, saime nüüd selle koroonaviirusega ühel poole ja nüüd räägime nendest lollakatest vaktsiinidest. Need, kes veel ei tea, et vaktsiin on lihtsalt puhas vesi, mille sees on üks väga ohtlik mürk ja see mürk on autism. Ja nüüd ma räägin teile enda loo, kuidas see juhtus. Lugu on selline, mul oli enne lägaköha. Nii, pidin saama 15, läksin vaktsiinile, eks. Aga see ei läinud paremaks, mul jäi lägaköha alles ja siis mõni aeg hiljem tuli mulle see autism. Kes ei teaks, et mul on autism? Te teate ju. See vaktsiin, eks see on lihtsalt suur rahapesu ja ma nüüd räägin teile, kuidas see toimib. Riigid ostavad vaktsiini, inimesed vaktsineeritakse ära. See sind ei aita koroonaga, see on lihtsalt, seal on puhas autism, eks? Ja lisaks see tapab su paari aasta pärast ära ja lihtsalt see valitsus saab lihtsalt täiesti tasuta raha. Valitsus tahab olla rikas. Nüüd ma seletan teile lahti, kuidas see skeem toimib. Näiteks, Eesti ostab Vene poolt väga suurt kogust vaktsiineks. Venemaa müüb Eestile maha, eks. Siis nagu Venemaa annab pool raha Eestile tagasi, mis on tegelikkuses mürk, eks. Ja niimoodi tulebki see igavene rahapesu. Inimestelt röövitakse see raha ära. No nii ongi, asi toimibki niimoodi. Inimesed saavad vaktsiini, saavad autismi, see on lihtsalt suur rahapesu. Ja lisaks ma võib-olla saan veel sügisel veel vaktsiini, eks. Ja see tähendab, ma olen 2 korda autistlikum kui praegust. Nii inimesed, mul on ükstaspuha, kas keegi usub koroonaviirusesse või ei usu. Need, kes usuvad, ärge kandke neid tavalisi maske, see ei aita mitte midagi. Nagu te teate, see koroonaviirus lihtsalt tungib läbi maski. Ja kui te tahate ennast kaitsta, kaitske end gaasimaskidega. See aitab ja see on fakt. Nii, YouTube. Sellega on video kõik. Olge terved, ärge minge vaktsiinile ja head aega.